Ilusat nädalat sulle, väekas eestlane. Täna ma tilistan hoopis teist kella. Selle nädalane teadvusavardamise minutite episood on veits teistmoodi ja tegelikult ta hakkabki edaspidi ka minema tooremaks. Just selle mõttega, et see pakendiühiskond, kus ilus särav pakend on hästi oluline, saaks üks mõnusa kontrasti endale. Et me hakkame nüüd üha rohkem sukerduma sellesse sisusse. Et pakend on ikka äge, aga see pole üldse enam nii oluline. Olulisem on ikkagi sisu. Nagu ikka. Tegelikult me kõik seda sisu ju soovime ka. Nii, sellel nädalal me räägime sellisel teemal, nagu seda on kuuluvus. Mis asi see kuuluvus on? Jälle mingisugune hästi selline tavaline teema, justkui, aga tegelikult üks kõige olulisem teema, mida adresseerida, sest see on hästi tihedalt seotud ühe hästi sügava sellise hirmuga, mis inimestel on. Ja see hirm on üksi jäämise hirm või nagu väljaheitmise hirm, mitte omaks võtmise hirm. Et äkki meid ei võeta omaks ja siis me jääme üksi ja siis me sureme üksi ja siis on nagu Et see on tegelikult päris reaalne hirm, mis inimestel on ja seda on meile nagu peale ka pressitud muidugi mõnuga. Ja kus see tuleb? See tuleb ikka sealt koopa oravate aegadest, eks ole, kus siis kogu aeg oli vaja kuhugi kuuluda ja eks ta hakkab väiksest peale. Me ju sünnime perekonda, eks ole, ja siis me sinna ju kuulume ja seal siis õpimegi kohanema ja olema ja eriti kui võib-olla see perekond, kuhu me sünnime, on siuke tavaline, tüüpiline perekond tänapäeva maailmas, kus ikkagi on mingisugused reeglid ja normid ja mingisugused, kuidas peab olema, bullshit, eks ole, mis kaasas käib. Igal ühel omad erinevad ja kellel vähem, kellel rohkem, siis see kuulumine siis hõlmab endast või kuulumisega tuleb kaasa see, et meil on vaja kogu aeg ennast kohitseda. Meil on kogu aeg vaja olla kuidagi moodi. Kas te rääkida natukene vaiksemalt või natuke kõvemini või üldse mitte rääkida? Või tuleb nüüd jälle see tore väljend, mis vanasti oli, et laps räägib siis, kui kana pissib. No palju õnne, eks ole. Nüüd me siin tegeleme selle kana pissimisega. Ja siis kuidagi see kuulumine võib-olla nooremas eas, veel, eks ole, me saame aru, et me kuulume kuhugi, et me arvestame teistega. See on selle kuulumise hästi oluline ja vajalik aspekt. Aga kui see kuulumine hakkab hõlmama endas seda, et mul on vaja ennast muuta sinnamaani, kus ma tegelikult ei ole enam mina ise, vaata siis see läheb sellesse negatiivsesse poolusesse või sellesse toksilisse poolusesse, kus tegelikult me proovime sobituda nii meeleheitlikult, sest meil on kogu aeg räägitud, et meil on vaja sobituda, sest muidu me pole vastu võetud ja me ei saa ju üksinda ju hakkama elu sees, eks ole. Siis tegelikult tulemuseks on see, et meil on terve maailm täis inimesi, kes kogu aeg tahavad kuskile kuuluda ja siis kui nad kuuluvad kuhugi, siis käib mingisugune vastandumine mingisuguste teiste gruppidega, et ma ei tea, selle meeskonna, jalkameeskonna fänn vastandub selle meeskonna jalkafännidega, eks ole, siis käib mingi Inksmaa näide on ja seal sinna maani, et inimesed annavad tappa üksteisele, eks ole, et oi, näed, sina oled Manchesteri fänn ja mina olen mis iganes, ma ei tea, Bristoli fänn ja ma isegi ei õpi neid pähe, sest see on üks loll mäng, vabandage hinnangu eest, aga ma ei oska seda kuidagi teisiti nimetada, sest tegelikult või hale naljakas või sellises olukorras tõesti valime naerda. Ja ühesõnaga, kui me proovime kuuluda, lapsena veel, saan aru, kuulud perekonda, aga ikkagi ka seal tegelikult juba hästi oluline on säilitada siis see, kes me päriselt oleme,
Kui me seda teha ei saa, meile ei võimaldata seda selles keskkonnas, proovitakse meid kogu aeg voolida kuidagimoodi, nagu ka me näeme tänapäeva ühiskonnas on ja vanemad nagu, et oi joo, mine tee seda, oi mine maali, oi mine. Ja siis, kui laps ütleb, ma ei taha, siis ütleb, ei lähe ikka. Et mõned vanemad on nagu eriti ekstreemsed selle koha pealt, eks ole, et just kui omal elu ei ole ja siis suruvad last jõhkralt. Et selliseid vanemaid on palju ja kui sina oled üks nendest, siis vaata endale otsa. Ja mõtle hoolega järgi, mida see teeb. Sest kui me väga palju surume ja proovime voolida kogu aeg neid lapsi, et nad peavad kuidagimoodi olema, siis tulemuseks on see, et meil on siin terve hunnik mingisuguseid nukukesi, kes ei tea, kes nad on, mida nad siin üldse teevad ja proovivad kogu aeg kuskile sobituda, kuskile kuuluda, mingi kameelion olla. Ja siis lõpetavad lõpuks arsti juures või mingisuguses institutsioonis, kus neile määratakse mingisugune ravi, sellepärast, et nad on eksinud, nende hing on sees tühi ja nad ei saa aru, mida nad siin teevad, miks nad seda üldse teevad. Ja mõni läheb nii ekstreemseks, et tõmbab endal ise elule kriipsu alla ja siis mõtleme, miks meil neid enesetappe nii palju on? No ei tea, tõepoolest, eks ole, et kogu aeg on vaja ju kuskile kuuluda. Ja siis, kui sa tunned, et ma tegelikult ei taha kuskile kuuluda, ma tahan olla mina ise oma autentsuses ja autoriteedis ja tegelikult isegi võib-olla mõnes mõttes vastanduda või julgeda esitada küsimusi mingisuguse kuuluvuse või ükskõik mille kohta siin ühiskonnas on ju. Siis mind tehakse maha või lükatakse kuidagi kõrvale või mind ei võeta vastu. Ja siis ongi, väiksest peale ei õpetata sind kuuluma iseendasse, austamise ennast, õppimise ennast tundma. Ja siis sa mõtledki, et olengi nii üksi ja mis ma siin ikka ja kui ma kuuluda ei saa, siis ei olegi sellel kõigel mõtet. Ja nii edasi, kuni siis sinna kõige sügavama hirmuni, selle üksinduse hirmuni välja. Ja tegelikult, mõned jõuavad sellesse kohta, kus nad saavad taas ühenduse iseendaga, sest nad otsivad seda sügavamat mõtet ja tähendust. Ja leiavad selle rahu ja aktsepteerimise ja kuulumise iseendas, selle rahu koha. Ja vaat seal on tegelikult tõeline vägi peidus, kui igaüks leiab selle kuuluvuse iseendas ülesse, siis me julgeme kõik seista ja me saame aru, et igaühe sõna loeb ja igaühe arvamusel on vägi ja siis me ei hakka, et mis nüüd mina siin ikka väike inimene ütlen mingeid asju, seda neil ongi vaja, et sa arvaksid. Et mis nüüd mina? Et sa mõtled, sa oled mingi väike putukas, kelle sõna ei loe mitte midagi. Ja sellepärast kogu aeg õhutataksegi kuskile kuuluma, et kui sa kuulud kuskile, siis sa kohitsed iseennast, ehitad iseendale mingi vangla ja siis mõtled, et päris mugav on siin vanglas, näe, siin on veel inimesi, päris hea, aga ikkagi istud vanglas, Et ei julge ennast väljendada täielikult sellena, kes sa oled, pead kuidagimoodi olema kogu aeg, eks ole, ma ei tea, kandma mingeid asju, ma ei tea, soeng peab olema korras või ei pea, keda huvitab, eks ole. Tegelikult ei huvita mitte kedagi, igaüks vahib iseennast kogu aeg. Ja see ongi üks nagu absurdne mäng tegelikult, mis siin käib. Ja minu küsimus on see, et kaua me seda veel mängime? Et ma saangi aru, et tegelikult kuna mina ise olen endas jõudnud rahu kohta sellega, et ma kuulun iseendasse ja minu ülesanne ongi näidata inimestel seda, et kuulge, mida te teete endaga, et muudkui käite ja kohitsete ja lõikate ennast nagu sirgemaks ja photoshopite ennast kuidagi ilusamaks ja ajate taga mingisuguseid asju, mida tal ju on, mul peab ka olema, sest kui mul ei ole, siis äkki ma ei kuulu. Aga äkki sa müüd ennast maha tegelikult. Ja siis sa ikkagi oled lõpuks tühi. Sest loodus on vorminud meid nii, et igaüks oleks eriline, unikaalne ja ainulaadne. Ja siis mida meie teeme? Meil on selline kast ehitatud ühiskonna poolt ja kõik siis proovib ennast sinna kasti kuidagi ära mahutada elu eest. Ja kui meil kast ära ei mahu, siis ma lõikan selle maha ja siis ma olen natuke vaiksem ja siis mahtusin ära. Yes, kas te nüüd armastate mind? Jaa, kõik teised armastavad sind nüüd. Aga sa ise? Mis sinu sees toimub? Kui sa ise ennast ei armasta, kui sa ise endasse ei kuulu, siis lõppkokkuvõttes niikuinii sind ei armasta ka teised. See hakkab meie enda seest pihta. Nii et kõigepealt tuleb kuuluda iseendasse
Ükskõik, milline sa oled siis. Ükskõik, kui kõver või sirge või viltu su nägu on või kui mida iganes. Et see väline ei defineeri sind. Sinu sees olev tunne ja see, kuidas sa hoiad iseennast, kuidas sa armastad iseennast, kas sa võtad iseennast vastu sellisena, nagu sa oled, seda peegeldatakse sulle vastu. Ja sul ei ole vaja ennast kohitseda selle jaoks, et kuskile kuuluda. Ja siin on üks definitsioon ka, väga huvitav. Praegu sattus see definitsioon selle video lõppu, tavaliselt on alguses, on ju. Et kuulumise definitsioon siis siit guugeldades tuli, et kellegi või mingi asutuse valduses olema. Ehk siis sa oled justkui mingi asi, mis on kellegi valduses, kellegi oma ja siis sa hea meelega kohitsid ennast ja sätid ennast täpselt nii, nagu sulle ette öeldakse. Jälle, orja mentaliteet on ju. Tuli üks tore luuletus eelmine nädal ja see tuligi sellise hästi tugeva inspiratsioonipuhanguna. Ja selle jaoks, et tegelikult sealt orja mentaliteedist välja astuda, ju siis tuligi sellepärast just see konkreetne teema, see kuulumine, eks ole. Et me siin justkui väikse rahvana ise teeme ennast väikseks, ise ronime mingisugusesse kasti, on ju. Ja peame kuskile kuuluma kogu aeg, on ju. Et kui me kuskile ei kuulu, et siis me ei ole midagi väärt ja meie sõna ei maksa justkui midagi, eks ole. Jälle mingi jama, mis on sulle maha müüdud, noh. Et me kuulume kõik siia inimkonda, me kõik kuulume siia maailma, meil on võrdväärne vastutus ja vägi selle ees, mida siin tehakse või mida meie ise teeme. Ja igaühe sõna loeb, on ju. Ei ole see vend, kellel on, ma ei tea, kutsi ülikond tähtsam kui see vend, kellel on, ma ei tea, traksid jalas ja sõidab traktoriga või ma ei tea, üldse hangu kasutab või ma ei tea. Et ei ole mingit vahet. Sa oled inimene samamoodi kõik teised valitsuses istuv inimene, kes on väga palju informatsiooni endal pea sisse pannud, on samamoodi inimene nagu sina. On ju? Et kõigil on võrdväärne sõnaõigus ja keegi teine ei ole tähtsam, kellegi teise sõna ei ole tähtsam. Ainult siis, kui sa ise ütled niimoodi muidugi. Või kui sa proovid jälle sobituda kuhugi ja tegelikult surud alla ennast ja on ju, et näed, siin räägitakse niimoodi ja siin mõeldakse niimoodi. Et siis ma teen ka niimoodi, isegi kui see ei lähe minu põhiväärtustega kokku. Sest võib-olla ma isegi ei mäleta täpselt, mis need põhiväärtused on, sest mind on väiksest peale õpetatud kuhugi kogu aeg kuuluma ennem kui iseendasse, ennem kui omaenda autentsusesse. Ja siis käid muudkui seda ratast, eks ole. Et kuskilt maalt see kuulumine tuleb enda jaoks ümber defineerida, see on ülimalt oluline, sest muidu on kogu aeg väga üksi olla. Sest kui keegi teine ütle sulle, et päris hea mäng või päris hea tants või ma ei tea, päris hea saavutus on ju, siis tegelikult elu on väga habras, kui kinnitus tuleb kogu aeg kuskilt mujalt, mitu laiki ma nüüd sain, mitu, oi, ainult 3. Oh no, elu on läbi. Ja kuhu me jõuame niimoodi? Ma sain 150 laiki, vahi mind. Päris hea. Aga mis siis saab, kui ma kõik need laikid sult ära võtan? Mis siis saab? Mis siis saab, kui sa oled täiesti paljas? Mitte ühtegi laiki, mitte keegi ei ole sinu tiimis, keegi väljaspoolt sind. Mis siis saab? Kas sa julged üksi ka seista? On sinus see kindlus? On sinus see armastus iseenda vastu? See hool ja vägi? On see sinuga? Või vajab see kogu aeg mingisugust välist validatsiooni? Sest siis me olemegi orjad. Selle välise orjad kogu aeg, saamata aru, et tegelikult seda välist loobki meie sisemine maailm. On ju? Et see, et me tegelikult ise ei armasta ennast, me ise ei valideeri ennast, me ise ei ütle, et kuule, päris hea töö, vaata. Isegi siis, kui pole välist vastukaja. Sest see tunne sinu südames ütleb sulle ära, kas sa teed õiget asja või sa ei tee. Ja tihtipeale, kui sa oled see, kes näeb kaugemale ja lood tulevikku nende sõnade, mõtete ja tegudega, mida sa praegu teed, siis mitte keegi ei saagi sinust niikuinii aru,
ja tihtipeale siis öeldakse sulle, et sa oled hull või mida iganes muud veel, on ju. Et räägin siin isiklikust kogemusest, aga minu ülesanne ei olegi sobituda, minu ülesanne ongi teha seda, mida minul on vaja teha. Sest siis me liigume päriselt ka edasi ja areneme edasi. Me ei tammu ühe koha peal, eks ole, ei proovi siin kuuluda kuni surmani, on ju. Ja siis tegelikult lükkame mingid inimesed sellest süsteemist välja, heidame nad välja, jätame neile mulje, justkui nad poleks väärtuslikud kuidagi. Sest kodutud tulevad mul praegu silme ette, eks ole, aga nemad õpetavad meile midagi väga-väga olulist. Ja esimene asi, mis mul tuleb meelde, on alandlikkus tegelikult elu ees. Ja see, et kui vähe meil tegelikult on selle jaoks vaja, et elada ja olla inimene. On ju? Et see ühiskond on ju teisele poole kreeninud, iga on mingi asju taga meeleheitlikult, aimu küll seda, kui Versace kotti pole, siis vaata nüüd mind. Ma olen nüüd palju kõvem kui sina, kes sa siin pudelit kolistad, on ju. Aga kus otsast? Sa jagad hinnanguid kõigile, ükskõik kellele, eks ole, ta on joodik ja ta on see ja ta on noh, kus otsast oled sina siis parem? Me kõik oleme siin väärtus. Igal inimesel on väärtus, igal inimesel on siin roll mängida. Ja nii pea, kui sa mõtled, et sinu roll on kuidagi tähtsam, siis sa juba oled kuskil võsas omadega. Kasvab välja ronida sealt võsast nüüd on ja näha, et inimlikkus aitab meid elus edasi. Ja see lubab päriselt siis sellel armastusel ka kerkida siin. Et me päriselt ka armastaks siis tingimusteta ja võtaks üksteist vastu sellistena, nagu me oleme. Ükskõik millised me siis oleme. Ja eelkõige kuulume siis iseendasse. Kuidas siis kuuluda? Saan rääkida jälle oma kogemusest, sest ise olen palju sellega tööd teinud. Alustades siis lapsena, eks ole, proovinud kogu aeg kuuluda kuhugi, ise hakata ennast õppida, et okei, et selle jaoks, et mind armastatakse, mul on vaja koitseda ja olla natuke vaiksem ja olla natukene selline ja kammida juuksed siiapoole või sinnapoole või käia sellist joont pidi või eks ole. Ja siis suur täiskasvanu ikka samamoodi, jälle kuskile vaja sobituda, mingid paberid ette näidata, ma ei tea, mingid saavutusi, vaata, kes mina olen, eks ole. Et kuidagi kogu aeg tõestad ja otsida, et keegi ütleks mulle, et joo, Mari-Liis, sa oled täitsa okeido. Noh, et kuidas ma jõudsin sellest kohast, et ma otsisin seda validatsiooni kuskilt väljaspoolt sellesse kohta, kus ma nagu vapsi ei huvita. Et kas mul, kui mitu laiki mul on või kas mul on 1 laik või 2 laik või 20 000. Jumala ükskõik. See, mida ma räägin, see tuleb minu südame seest. See kuuluvus, see teema täna, sest ma näen, julgen isegi välja öelda sellise väite, et iga kord, kui me proovime kuuluda kuskile mujale, esmalt kui iseendasse, siis me reedame ennast iga kord. Iga kord me reedame seda, kes me päriselt oma sügavas olemuses oleme. Ja siis me annamegi alla, siis tekibki hinges see tühjuse tunne ja siis me mõtleme, et mis ma siin ikka hakkan siin endaga mingit kontakti looma, et esiteks ma nii ei mäleta, teiseks sellel justkui pole ju mingit väärtust, sest kõik proovivad kuskil sobituda, kõik proovivad kuidagi moodi olla. Vaata mind, kui äge ma olen, eks ole, näe, mul on see heaks kiidetud kuvand minust, olen nii äge, eks ole. Ja siis mis väärtus sellel on? Aga sellel on väga suur väärtus, sest kui me ei ole meie ise, siis me lõpuks oleme robotid ja me käitume kõik ühtemoodi ja kanname kõiki samu riideid ja siis ütleme seda, mida meilt oodatakse ja mida on ühiskonna poolt heaks kiidetud. No palju õnne, mine sinna roboti ritta seisma, väga hea. Jäävadki ehedad alles. Kuidas siis jõuda selleni, et iseendasse kuuluda? Eks see on selline eneseavastuslik retk selles mõttes, et me oleksime avatud ja küsiksime, et kes ma päriselt olen siis. Kes ma päriselt olen, kui ma võtan ära kõik need maskid, kõik need rüüd, kõik need peaksin, õpitud mingisugused tõed, uskumused, kes ma olen või keda ma olen õppinud siis uskuma, et ma pean olema kuidagi moodi, et siia kuidagi kuuluda ja olla siis vastu võetud ja armastatud. Et hakata tuvastama neid, vaatama, kus ma tunnen, et ma tegelikult ei ole päris mina ise, vaid ma proovin olla keegi kuskil midagi, on ju. Et esmalt tuleb küsida see küsimus ja siis hakata ausalt vaatama neid kohti.
lõpetada enda loomulike vajaduste allasurumine, eks ole. Et kui mul on vaja minna keset koosolekut, keset tähtsat koosolekut WC-sse, siis ma lähen. Siin ei ole üldse küsimust. Kui mul on vaja vett juua, siis ma joon. Kui mul on vaja midagi öelda, siis ma ütlen. Muidugi ma pean endast lugu, seega see, mis ma ütlen, peab ka lugu minu kaasmaalastest. Aga lugupidamine ei tähenda seda, et ma ei ütle asju nii, nagu ma tunnen, et need on. Või proovin need kuidagi ilustada, vaid lihtsalt ütlengi välja ja vaatan, mis sellest sünnib. Ja siis olen avatud ka siis diskussioonile, arutelule, on ja, et ei ole nii, et ainult ütlen välja ja siis panen jooksu, eks ole, ei oota vastust. Et siis on seal lihtsalt selline mingisugune verbaalne oksendamine käib siis, eks ole. No seda on meil juba piisavalt siin ühiskonnas, ma arvan. Aga muidugi vahest, kui tuleb see verbaalne okse, siis võta vastutust selle eest, on ja, mis see okse seal oli. Tuvasta, vaata, analüüsi, vaata, kust see tuli, eks ole. Tuli mingist valukohast, mis valukoht see veel on, issand, kui põnev. Hakka vaatama. Ja ei ole vaja valu karta. Ei ole vaja kogu aeg tuimestada ennast. Et väike valu ei tapa meid kõiki ära, et oota, mis oli see eestlase ütlus, et mis ei tapa, teeb sind tugevaks. Jumal õige jutt. Mis ei tapa, teeb tugevaks. Ja igal pool, kus on meil valukehad, mingi asi, meie eluenergia istub seal kinni. Ja nii, et kui me ei julge vaadata otsa oma valule ja muudkui aga tuimestame, siis me väsime järjest rohkem ära, sest tegelikult meie eluenergia istub kinni kuskil ja kui me julgeme nüüd vaadata seda valu kohta siis ja ausalt võtta ja hoida sellele ruumi ja seda tervendada, siis tegelikult see vabaneb. Ja me saame tagasi selle eluenergia endale, saame jälle lähemale iseendale. Enesearmastus on üks suur teema, kui me õpime taas kuuluma iseendasse, oma autentsusesse, iseennast vastu võtma sellisena, nagu me oleme. Et meil on vaja õppida iseennast armastama sellisena, nagu me oleme. Kõikide nende apsakate ja vigadega, mis meis on, täpselt sellisena, nagu me oleme. Et ei ole ainult, et see ilus pool, vaid see kole pool ka justkui, eks ole. Et seda kõigile on vaja otsa vaadata. Ei ole, et ühed asjad on aktsepteeritavad ja teised ei ole. Kõik on siin maailmas loodud millegi pärast ja mida rohkem me neid proovime eirata, seda suuremaks ja valjemaks ja rohkem see hakkab meile näkku karjuma, sest me ei ole valmis talle otsa vaatama. Seal all on ka valu. Et see on nüüd kõik selle kulminatsioon, kuidas meie ühiskonnas on kogu aeg proovitud, et tuimesta, suru alla ennast, sobitu kogu aeg, ära väljenda ennast nii kõvasti, siin me nii ei tee, on ja, no võt, okei, selge. Aga mis selle tulemus on lõpuks? Ma usun, et tegelikult üks põhiline selline reegel siin elus, ma korrutan seda ikka veel ja jään seda korrutama, on see, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse ja kui sa seda järgid, siis tegelikult on elu väga lihtne. Ja kuidas siis veel kord kuuluda iseendasse? No, see on selline iseendal väga radikaalne ausus, iseendale otsa vaatamise koht. Et vaata otsa endale, kuhu sa oled proovinud tegelikult kogu aeg sobituda ja ole valmis sellest kõigest lahti laskma. Nagu täielikult. Et kui sa nüüd, keegi ütleb, et sa nüüd pead igalt poolt välja astuma ja ennast kuskil koopasse kinni panema ja mitte kellega enam suutlema, et on mina ainult. Ei. Lihtsalt ole ehe, ole aus selles, mida sa ütled. Julge seda välja öelda. Ja võimalikult neutraalselt, austavalt teiste suhtes, eks ole, aga austavalt ka enda suhtes. Sest kui sa kogu aeg mõtled ainult selle peale, mida teised tunnevad ja mõtlevad ja arvavad ja kas nad laigivad ja eks ole, seda rohkem kreen ja viltus asi läheb siin maailmas ka. Et tegelikult kõige sügavamad, väekamad, imelisemad loomingud siin maailmas on sündinud täpselt nende inimeste sulest, südamest, loomingust, keda tegelikult vapsi ei kotinud, mida keegi teine arvab või mõtleb. Et olgu see sulle julgustuseks alustama teekonda kuskilt väljaspoolt, kuskile kuulumisest iseendasse kuulumisse. Sest see on üks kõige väärtuslikum teekond, mis sa oma elus üldse saad ette võtta, sest siis sa saad päriselt ka vabaks. Inspireerigu see sind nüüd julgema
õppima ennast ise tundma jälle ja avastama, kes sa oled ja koorima maha kõik need kihid, uskumused, mõtted, väljendid, olemised, viisid, riietumised, kõik, kes sa tegelikult ei ole. Kui sa kõik koorid selle maha, mis siis alles jääb? Kes see toores sina oled? Sest see ongi kõige ilusam ja seda maailm täiega praegu vajab. Sest neid kloone ja roboteid on siin küll ja veel ja need on ka toredad, aga vaata lõpuks see inimlikkus kaob ära, kui kõik robotiks muutuvad, on ju. Et robot ja inimene on inimene. Ja kui sina tahad jätkata inimkonna ja inimlikkuse lainel, siis hakka aga kõndima seda teekonda. Sest siis sa oled esimeste seas. Sest kloonid oskavad juba kõik ja tegelikult see on tekitanud inimeste sees meeletult suure lõhestumise iseendaga ja inimestega enda ümber ja sealt on ära kadunud ka see ühendus, see sügav ühendus tegelikult, mida me kõik otsime. Et kui me tahame tulla tagasi ühendusse, ehedusse, armastusse, siis on vaja esmalt jõuda tagasi iseendasse. Rääkas eestlane, jõustagu see informatsioon sind ja lubagu see sul olla ehe, olla messi, olla täpselt selline, kui sa oled, ükskõik milline sa oled, eks ole. Ja kui on vaja peeru lasta, siis lased peeru, on ju. Ja lõpetad ära selle kasti sisse ronimise. Kui sa tahad vaba olla, kui sa tahad astuda välja sellest orjamentaliteedist. Mina küll tahan, sest see on asi, mida mina oma lastele edasi ei päranda. Mina pärandan neile edasi vabaduse. Tule koos minuga. Järgmise korrani, ole hoitud.